No nii, tere, Ženja. Oi, kui tore sa oled. Sõbrad on seal. Miku, kas sa rõõmustad televisioon ju? Ma ütlen ennale tere. Tere enne. Miku on 5-aastane Shiba Inu tõugu koer, stressipall, nagu Ženja ütleb. Miku on mu väikse venna Henri koer tegelikult ja mina olen siis vabakutselise sellisel lõbu juures, et kuna see graafik on mul nii-öelda eraldi kulgev, siis päevaaeg me saame Mikuga mööda linna traavida ja koosolekutel käia. Loomades on alles kuidagi selline ehedus, et mul on rõõm ja õnn olnud ka, et EMS on alati juba väiksest peale luban mul terve loomaaeda kodus pidada, aga praegu elutempo juures on see, et selline pooleldi saab käia ja jalutada ja siis õhtul ilusti viin vennaraasule ta koju tagasi. Ta on tõesti väga selline mängulustlik meil ja meeldib väga olla inimestega kaasas. Aga ta on ka väga viks ja viisakas. Algul hüppas ja kargas, ent kui me intervjuuga alustasime, jäi vaikselt seisma. Kujutan ette, et siin me Kumu juures seisame, et temaga võib täiesti vabalt komusse minna. Tegelikult on paar olukorda olnud tõesti, kus me oleme suuremal siis pargitiirul olnud ja ma ise olen tahtnud vetsu minna, aga siis turvainimesed väga kurjalt on lõrisema hakanud, kuigi Reval kohvikusse meid on ilusti lubatud, aga Kumu sinna poole peale veel mitte. Aga ma tõesti väga loodan, lehvitus teile, armas Eesti rahvas, kes siis erinevaid institutsiooni peavad, siis tegelikult ma arvan väga hästi käituvad koerad ja rihma otsas, ma arvan tegelikult nad võiksid olla ka lubatud ükskõik kuhu te lähete. Mõnikord viidatakse keeldumisel võimalikule allergiaohule. Korraks, kui koer läheb mööda, mis iganes, siis allergia nõndaviisi ei teki. Tegelikult on ju selline, ta on nii seltsiv, et tegelikult ta hea meelega tuleb kaasa, ütleb kõigile tere. Et võib-olla ta ei saa, kuna seda on pandeemia aeg võetud, siis ta saab võib-olla teiste koertega liiga läbi, aga see on nende tõuomanasi täiesti. Ka ei sobi Shiba Inu tõug väikeste lastega. Miku, viska 5. Ja, viska 5. Anna ka. Ja anna nukid. Nukid, Miku. Nukid. Teine nukk. Nukid. Nukid. Tubli. Poiss. Teeme massaažiga. Lemmiklooma on inimesel vaja selleks, et saada osa igapäevaelu lihtsatest rõõmudest, leiab Ženja. Kas see, kui sa käid korraks paariks minutiks õues ära, ma ei tea, prügi toomas või mis iganes käid kordaks toidupoes ja see, kui sa tagasi tuled, et see siiras ja ehe rõõm, mida ta sulle pakub, ma arvan, see on midagi väga-väga ilusat ja ma saan aru ka, et väga paljudel inimestel võib-olla ka, et lemmiku jaoks ei ole lihtsalt nagu lust ja lillepidu, vaid seal on otse loomulikult on kohustus. Tegelikult EMS väiksest peale juba õpetas ka, kui mul oli kass, siis ta ütles, et jah, kassil on liiv otsas või on vaja krõbinaid, et Ženja, sul on su taskuraha. Ma mäletan veel, 25 krooni oli nädala peale antud. Ja siis ma nagu suurest peast ütlesin nagu EMS, kas ei ole natuke alatu, et sa pead minema oma taskurahast minema nagu lemmikule ostma siis vajaminevat. Ja siis tänasel hetkel suure inimesena ma saan aru, et võib-olla see õpetas mulle väga paljust kui sellist nagu arvestamist. Ja ma arvan, see on elukooli parim matemaatika, mida sa koolis öelda ei saa, aga juba nagu kodust kaasa antuna, et sa kuidagi saad aru, et see kõik ei saa minna krõpsu ja limonaadi peale, vaid on vaja ka natuke ära jaotada ka kohustuste seas. Noortel, kes lunivad vanematelt omale lemmiklooma, soovitab Ženja enne minna varjupaika looma eest hoolitsemist proovima, näiteks kasside varjupaika. On olemas selline kasside varjupaik Pesaleida, kes on aidanud ja kodu leidnud üle 7000 kassi, et siiras tervitused kõik teile, sest looma omamine ei ole ainult nagu musikallid ja paid, vaid see on ka pissipotti korjamine, üllatuste ja muude tralli korjamine vaiba pealt teinekord ja et nii see mure ja rõõm tegelikult sammu täiesti ühte. Ja Pesaleid on, ma arvan, ka tore koht see, kui ikkagi laps lunib lemmikut, siis minge sinna, las ta võtab need, korjab korraks ühe kiisupalli, poti teeb puhtaks ja vahetab liiva ära ja siis nagu, et sa saad aru, et mis on see suur pilt selle kõige juures. Ilusad algavad pühad ja trallidele kõigile.